3 minutit lisaaega. Aitäh, lugupeetud spiiker ja minister, lugupeetud kolleegid. Mulle ei andnud rahu nii mõnedki vastused, mis siin kuulda olid. Ja üks kõige rohkem kõrva kriipivamaid väiteid oli see, kui minister teatas, et kui me oma praegust süsteemi muudame, siis süsteemi osised lähevad paigast ära. Ja siis me hakkame äkki saama selliseid koledaid lagunenud haiglaid, kus küll on võimalik ravida, aga haiglad ise on koledad. No andke andeks, süsteemi osised on lootusetult paigast ära Eestis juba praegu. Meil on 90 000 inimest ilma ravikindlustuseta. Sellises olukorras rääkida mingisugusest universaalsest tervisekindlustusest on nonsense. Meil on kõige pikemad ravijärjekorrad terves Euroopas. Ja ei ole vaja rääkida sellest, et see on inimeste poolne tunnetus, et objektiivne reaalsus on midagi muud, kui Eesti inimesed ütlevad Euroopas kõigist teistest riikidest, kõigist teistest patsientidest rohkem, et ma ei saa ravi kätte, kuigi maksu mult ju kogutakse, siis see ongi objektiivne reaalsus. 14% või 13% Eesti inimestest ütleb, et nende jaoks on arstiabi kättesaamatu sabade tõttu. Ei ole mõtet rääkida sellest, kuidas ei saa lahutada ära infrastruktuuri investeeringuid teenuse osutamisest, sest et veel kord, 2 hiigelhaiglat on Eestis. Tartu Ülikooli Kliinikum ja PERH 2 peale kokku võtavad ära 1/3 kogu Eesti tervishoiu rahast. Ja novembris, detsembris, aga ka jaanuaris, ravi seal ei saa. Aga palgad makstakse välja, ehitustöö kestab, pank saab oma laenu kätte. Igast 10 eurost, mis antakse haiglale, 4 või 5 läheb ära pangale. No kuulge, teate, sellest ei ole mõtet rääkida, et see on tervishoiu raha. Ja ei ole mõtet rääkida, kuidas raha on vaja juurde panna. Et see jutt, mida sotsid alati räägivad, et kuskilt võtke raha ja valage süsteemile peale, küll siis hakkab tööle. Ei hakka. See süsteem ongi ammendanud. See süsteem on kokku jooksnud. Ja sellises olukorras rääkida, kuidas meil on vaja ehitada veel üks hiigelhaigla, et kui me praegu oleme PERH on investeerinud 60 või 70 miljoni eest, teinud kinnisvara investeeringuid, siis ehitame selle lõpuni ja siis ehitame Lasnamäele miljardi eest uue haigla ja paneme selle PERH-i kinni, siis see on kuritegelik. Millist juttu siit aetakse? Kuritegelik. Ja loomulikult, mille arvelt see käib? See käib selle arvelt, et regionaalpoliitiliselt räägivad meile arstid, et Põlvas ei ole võimalik sünnitada. See on nii ebatõsiselt võetav jutt, kui üldse olla saab. Kui minister ütleb, et temal ei ole võimalik mitte kuidagi mõjutada tervishoiupoliitikat, seda, kus, kuidas, mida ravitakse, siis ausalt öeldes ammu aega oleks olnud tagasi astuda. Mis sa nii kaua ootasid? Et see on ju tunnistamine, et kogu valdkond käib üle pea, käib üle jõu. Selles mõttes, et mis asi see poliitiline juhtimine siis on, kui mitte see, et sa hoolitsed, et kõik inimesed Eestis saaksid seda sama universaalset ja solidaarset tervisekindlustust. Mitte, et Tallinnas ehitatakse 10 miljonite eest ja Tartus 10 miljonite eest, aga Põlvas ja Valgas paneme lihtsalt kinni. Ja kusjuures jutt sellest, et ravihinnad on kõigile ühesugused, Hiiumaal, Võrus, Põlvas, Tartus, Tallinnas, absoluutselt ei päde ju. Kui meile öeldakse, et sama hinnaga millegi pärast Põlvas ei ole võimalik sünnitusi teha, aga Tartusse on need inimesed võimalik kõik kärutada, siis tegelikult ju mingisugusest adekvaatsest hinnastamisest ei ole võimalik rääkida. Nüüd korruptsioonist. Täiesti tõsi, ma olen ükskord elus jälle avastan, et Jevgeni Ossinovskiga ühel meelel. Natuke rohkem kui miljard läheb meil siis maksuraha tervishoiusüsteemi, sellest umbes 100 miljonit läheb siis ravimite hüvitamiseks, teine sama palju ehk 100 miljonit läheb meil siis tervisepäevadele või siis töövõimetuspäevadele ehk 1/5 meie terviserahadest läheb juba sinna. Ja mingisugust kontrolli selle üle meil sisulist ei ole. Kuidas need ravimid kompenseeritakse või mille eest inimestel tervisepäevasid antakse, sisulist kontrolli ei ole. Ja kui keegi arvab, et meie riik on nii efektiivne ja leiab sealt üles nii raiskamise kui varastamise, siis andke andeks, siiamaani ei ole tõestust selle kohta veel näinud. Nii et täiesti selge on see, et Eesti tervishoiusüsteem on omadega umbe jooksnud. Täiesti selge on see, et
nii nagu ikka vasakpoolsete juhtimisel on ta ka pankrotti aetud ja täiesti selge on see, et samade inimeste poolt karjumisega, et andke raha juurde, sellest pankrotist välja ei tulda, raviteenust paremaks ei lähe, konkurents midagi ei edenda, ei arstil ei ole võimalik nende suurte tsentraliseeritud konglomeraatide vahelt kuhugi põgeneda peale Soome, ei patsiendil ega loomulikult mitte ei ole võimalik sealt ka õdedel või siis abipersonalil kuskile põgeneda. Peale Soome loomulikult. Et see, mida vaja on just nimelt rohkem mitmekesisust, rohkem konkurentsi ja vähem koondamist hiigelüritustesse, kus isegi minister ütleb, et mina ei saa mitte midagi teha, see on nii suur ja võimas asi, et otsige keegi teine. No aasta pärast otsime. Aitäh!